Tervist! Jah, olengi Märt Öövel Keskkonnaametist töötanud suurusjärk viimased 5 aastat siis taastuvenergeetika teemadel, taastuvenergeetika planeeringutega, taastuvenergeetika planeeringute mõju hindamistega. Ja eks selle 5 aasta jooksul on tulnud pähe päris erinevaid mõtteid seoses siis planeerimisega. Üritaks neid mõtteid siis võib-olla edastada. Mõtlen, võib-olla ma räägin hästi vaikselt, siis on peale lõunatel hea siin tukkuda, et ei sega teid. Aga võib-olla tegelikult ka mitte. Hüva. Nii. Minu mõte, üks esimesi mõtteid on see, et tegelikult kui me midagi tahame planeerida või midagi tahame saada, siis me võiks välja mõelda selle, et kui palju meil tegelikult seda midagist vaja võiks olla. Et on ta siis taastuvenergeetika või on ta siis kas või kui me planeerime looduskaitset. Tahaksime ikkagi teada, kuhu me välja jõuame. Me ei saa tormata eesmärkiga saada nii palju kui võimalik. Võime püstitada endale eesmärgis saada nii palju kui võimalik musttoonekuga pesasid. 200 tükki, 500 tükki lähima 5 aastaga. Võime niisuguse eesmärgi küll püstitada, aga hästi keeruline sinna jõuda. Seega me peaksime ikkagi sinna jõuda ja ka kommunikeerida teistele, et mis selle eesmärgi saavutamises midagi maksab kas või teistele kas siis majandusele, sotsiaalsusele, mis iganes. Täpselt sama kehtib minu arvates ka taastuvenergeetikaga. Ma olen täitsa seda meelt, et meil on vaja taastuvenergeetikat arendada, aga see suur küsimus on kui palju. Me vaatame kas Euroopa Liidu või ka Eesti taastuvenergeetikat suunavaid arendust, suuri dokumente, direktiive, arengukavasid, seadusi, siis tegelikult seal enamasti räägitaksegi suundumustest. Meil on vaja mingi protsent või mingisugune, näiteks protsent, 100% energiakasutusest või siis elektrienergia kasutusest, mis iganes. Aga kui me räägime planeerimist, siis tegelikult meil on ju vaja teada, mis see tähendab planeerimise mõistes. Mitu megavatti, gigavatt-tundi, mis iganes ühikut, mitu tuulikut. Ja seetõttu mul on väga hea meel, et neid numbreid küll on käinud läbi selle 5 aasta jooksul väga erinevaid. Palju ja kuhu et tuulikud võiksid tulla. Praegusel hetkel mul on väga hea meel seega, mida ütles sissejuhatuses minister, et miinimum, mis meil tegelikult selle lähiajal jooksul vaja võiks olla, on suurusjärk 100-120 tuulikut. Maksimaalselt 150 tuulikut. See on lähiaja eesmärk. Loomulikult see pikemad eesmärgid on hoopis teised, meil on vaja saavutada kliimaneutraalsust ja edasi. Meil on tegelikult tuulikud oluliselt rohkem vaja, aga kui me räägime lühimast eesmärgist, lähim võib-olla 10 aastat, siis see peaks olema see, mis meil on miinimum. 100-120 tuulikut, mis see tähendab? See on, kui vaatasime eelnevalt Soome näiteid, see on mingi Soomes võib-olla paar tuuleparki ainult. Eesti tuulepargid on oluliselt väiksemad, Sopi-Tootsi on küll suur, aga nii suuri praeguses planeerimisfaasis eriti pildil ei tule. Ehk siis see on suurusjärk 10, 15, 20 tuuleparki. See ei olegi tegelikult palju, võttes kogu Eestit. Nii, siis planeerimisest. Üks asi veel, mis mulle tuli meelde. Mul on väga hea meel ministri sissejuhatavas kõnes öeldu kohta, et ka kriitikud aitavad kaasa väga protsessile.
minu ettekanne tegelikult natuke sisaldab ka kriitikat, võib-olla ka mitte natuke, aga üht-teist kriitikat ja ma loodan, et mul ei pruugi olla küll alati lahendusi, aga võib-olla natukene mõtteid. Tagasi nüüd selle slaidi juurde. Paljudele, siin on arendajad, mõjuhindajad, kõigile see on asi teada, võib-olla loodusuurijatele vähem teada, seetõttu ma alustan natuke ka kaugemalt, on see, et tuulepark planeerimisseaduse järgi on olulise ruumilise mõjuga ehitis, mis tähendab seda, et see ei ole võimalik Eesti õigusruumis niimoodi, et maaomanik läheb oma maale, paneb kanna maha ja ütleb, et siia tuleb tuulepark. Et seda peab paraku alustama planeeringuga ja suuremate tuuleparkide puhul kindlasti on kohustuslik ka planeeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. Väiksemate parkide puhul see kohustus ei ole, see on selline kaalumiskoht. Ja kui nüüd vaadata Eesti planeerimissüsteemi, siis siin on põhimõtteliselt need planeerimisliigid olemas ja tumedalt on siis tegelikult märgitud, et KOV-i üldplaneering, KOV-i eriplaneering on need planeeringud, millega me praegu tuuleparki asukohtasid siis määrame. Viimasel ajal on hästi palju olnud diskussiooni teemadel planeerimise aeglus, planeerimisprotsesside pikkus, on hästi palju erinevaid põhjuseid, kas või elustiku uuringud, aga õnneks või kahjuks paljud muud probleemid. Ja seetõttu on võetud ette palju erinevaid muudatusi planeerimissüsteemides eesmärgiga kiirendada planeerimisprotsessi. Ja planeerimisprotsessi kiirendamine paraku on läinud enam seda teed, et viia selle tuulepargi asukoha valik rohkem strateegiliselt tasemelt, rohkem kohapõhisele tasemele. Ehk siis idee on see, et võib-olla isegi loobuda sellest, et tuulepargi asukoht määratakse üldplaneeringuga või eriplaneeringuga, vaid seda saaks teha ka detailplaneeringuga. See on minu hinnangul suhteliselt problemaatiline. Keida võib teha asja oluliselt kiiremaks, aga tekitab probleeme selle planeeringu elluviimisega juhul, kui on vaja hakata kaaluma näiteks erinevaid huvisid või on vaja hakata eelistama mingisugused huvisid teistele huvidele. Kui me vaatame, mida räägib taastuvenergeetika direktiiv planeerimise koha pealt, siis tegelikult direktiiv samamoodi suunab strateegiliselt laiemalt vaatama asju, kõigepealt alasid kaardistama üldse üle riigi tasemel ja seejärel siis strateegiliselt otsima kõige sobivamaid alasid, viimaks siis need diskussioonid eelkõige siis strateegia tasemele, strateegilise tasemele, vältimaks need kohapõhiseid kohalikke vaidlusi. Et see, kui me hakkame otsima tuuleparkide asukohti detailplaneeringuga, see minu hinnangul võib-olla ei ole kõige parem. Ja ma toon siin näite, homme räägitakse sellest kindlasti pikemalt, ettekanne on see, et taastuvenergeetika direktiivist ja selle eelnevatest määrustest, mis rääkis taastuvenergeetika kiirendamisest, tekkis selline õigluslik võimalus teatud juhtudel eelistada taastuvenergeetika arendamist näiteks loodusväärtustele. Ehk siis tekib võimalus teatud juhtudel rajada loodust kahjustavaid tuuleparke. Seni ühegi sellise pargini Eestis me ei ole jõudnud, aga see muudab hästi keeruliseks minu jaoks sellise pargi rajamise, kui me vaatame ainult konkreetselt pisikesi asukohti, kui meil ei ole tervikpilti. Või vähemalt regionaalset pilti, piirkondlikku pilti. Nii,
kus me siis oleme praegu üldse nendes tuuleparkide planeeringutes või üldse tuuleparkide situatsioonis. Hetkel meil on 213 tuulikut Eestis töötab. Enamus need on rajatud, arvuliselt enamus on rajatud ligi 20 aastat tagasi. Gigavatte on nüüd hiljuti liitunud juurde kõvasti, Sopi, Tootsi, Saarte, Aidu, aga väga palju parke on veel hästi vanad. Ja praegu lähiajal tegelikult hakkabki vanade parkide kaasajastamine. Et iseenesest see on väga hea. Vanad pisikesed tuulikud on tihtipeale ebaefektiivsed, on vähemalt megavati kohta tihtipeale ka ohtlikumad kui ütleme, suuremad tuulikud. Aga probleem selle kaasajastamisega on see, et 20 aastat tagasi, kui need tuulepargid rajati, olid elustiku uuringud, mõjuhinnangud võrdlemisi tagasihoidliku täpsusega, tihtipeale isegi tehtud välitöösid, mis teeb selle kaasajastamise, eriti kiire kaasajastamine, mida direktiiv ette näeb, võimaldab, teeb hästi keeruliseks, sest tegelikult me ei tea, kui palju mis praeguse pargi mõju on, kui palju see suureneb, kui tuulikud juurde paneme. Ja mõned kaasajastatavad pargid, mis praegu meil teada on, et tööstus tahetakse panna, ongi tegelikult hästi problemaatilised pargid. Pargid, kus on tegelikult kas siis linde hukkunud või siis meil ei ole seda teada, nad on hukkunud, aga meil on suur eeldus, et see on niimoodi. Planeeringutest kiiresti. Eestis on kehtestatud praegu 6 üldplaneeringut, millega on tuuleparki alasid määratud. Reeglina tuuleparki üldplaneeringus määratud tuuleparki ala ei tähenda juba kohest ehitusõigust, tavaliselt järgib selle ikkagi detailplaneering. Detailplaneeringu raames tehakse need korralikud uuringud, annab ehitusõiguse. Teine variant on siis üldplaneeringud või eriplaneeringud. Neid on menetluses 23, kehtestatud on 2. Ja paraku mõlemad 2 on ka kohtus vaidlustatud. Üks siis läbi seetõttu, et küsimuseks on osaliselt ka see, miks me siin oleme, ehk siis mõjud keskkonnale, mõjud loodusele. Teine on arendajate omavahelised kisklemised. Detailplaneeringud on ka, neid on nüüd käimas paljud, kehtestatud on sisuliselt ainult 1, mis ei ole tegelikult ka päris korraliku tuulepargi planeering, vaid selline hübriidpark. Mis tegelikult tähendab seda, et arendajate hinnangul vähemalt see aasta tõenäoliselt lisandub ainult võib-olla paar tuulikut, mõnda parki, mis on varem planeeritud ja kus on see arendamine, väljaehitamine jäänud mingitel põhjustel toppama. Aga see ei tähenda seda, et midagi ei ole toimunud. Selle joonise peal sinised sinakatalad on ligikaudu 30 ala, kus on tehtud detailsed elustiku uuringud ja need elustiku uuringud on esitud kas siis mingisuguses planeerimisfaasis või siis planeerimise väliselt Keskkonnaametile kooskõlastamiseks või kas kooskõlastamiseks, aga vähemalt läbivaatamiseks. Loomulikult siin ei ole neid kõiki. Tegelikult on neid alasid oluliselt rohkem, kus uuringud on tehtud. On alasid, kus on uuringute käigus tulnud välja loodusväärtused, mis välistavad igasuguse arendamise. Sellistel juhtudel arendajad kindlasti ka neid ei esita meile. On kohti, kus uuringud on tehtud, aga lihtsalt oodatakse planeerimisprotsesside järgnemist. Ja
tulemas on tegelikult, nagu ma ütlesin, tulemas on veel suur hulk uuringuid meile. Eriti ilmselt tuleb neid palju siis sellel väiksemal skeemil kujutatud Ida- ja Lääne-Viru piirkonnast, kus oma aja üldplaneeringutega nähti ette, mitte oma aja, see on paari viimase aasta jooksul tehtud üldplaneeringutega, nähti väga heldel käel ette võimalikke tuulepargialasid. Siis Lüganuse üldplaneering, Vinni üldplaneering, Väike-Maarja valla üldplaneering, siiani on kehtestamata Viru-Nigula üldplaneering. Mõnes vallas võib-olla siin on veel lisaks eriplaneeringud, aga kui seda pilti vaadata, et tegelikult omavalitsused on kõikides nendes alades näinud ette võimalust tuulepargi rajamiseks, siis suur kahtlus on küll, et tegemist meil toimub vähemalt selles piirkonnas üleplaneerimisega. Loomulikult selge, et kõik planeeringud ei realiseeru, on ta siis uued elustikuuuringud toovad uut infot, mida üldplaneeringute ajal ei olnud teada. Kohalikud inimesed on vastu, mis iganes. Kindlasti langeb väga palju neid alasid ära, aga see piirkond on kindlasti see, kus võib peljata väga suurt, väga problemaatilist detailplaneeringute menetlust, sealhulgas kumulatiivsete mõjude hindamist. Kui need üldplaneeringud tehti, siis looduskaitse vaatest me üritasime vähemalt neid vaadata üsna kriitiliselt ja sai kõrvale lükatud meie palvelt kõige ebasoodsamad alad, kus oli teada ilmselgelt väga suured keskkonnamõjud. Aga paraku ka sisse jäi mõningaid alasid, kus me tegelikult teame neid probleeme, aga mille siis lõplik lahendamine sai siis lükatud detailplaneeringu faasi. Ma ei tahaks väga olla nende valdade planeerimisspetsialistid, kes tegelikult neid kumulatiivsete mõjude teemad seal lahendama peavad hakkama, aga see on paraku see, kus me nüüd lähiaastatel ilmselt olema saame. Siis veel üks huvitav asi, mis selle kaardi peal on olemas, on aastatel 2023-2024 siis Keskkonnaagentuuri tellimusel läbi viidud siis elustike uuringute piirkonnad. See idee oli selles, et riik soovis valida välja teatud alad, kus võiks olla väga head eeldused tuuleenergeetika arendamiseks, teha siis eelnevad elustike uuringud ja võimaldada hästi kiiresti arendada. Minu arvates suurepärane idee, aga kahjuks see teostus läks võib-olla ajaliselt ja võib-olla natuke mõnes mõttes ka sisuliselt nihkesse muude planeerimisprotsessidega seoses. Ja praeguseks paraku need välja valitud alad ja ka oksjonil suunatud alad ja oksjonil ka pakkumisest saanud alad paljudel juhtudel tegelikult ei ole jõudnud siis planeerimisfaasi. Mõned alade puhul ma väga võib-olla loodan, et nad ka jõuaks kunagi sinna, sest on tegelikult kindlasti väga keeruliste aladega, kus ühildada loodusväärtusi ja siis tuuleenergeetika arendamist. Aga mõned alad on täitsa nagu okei ja seal on ka planeerimist peal. Nii. Okei, lähme siis edasi. Siis mõtteid on nii palju tekkinud, et raske valida, millest rääkida. Enne me kuulasime Leedu kogemust, kus tuuleparkide planeerimine on väga selgelt riigi tasemel reguleeritud, määrusega igasugused puhvrid määratud, meetodid määratud.
kuulasime Soome kogemust, kus kõik otsused tehakse, võib aru saada mõju hindamise käigus. Me oleme siin nagu ka graafiliselt nende kahe vahepeal. Selleks, et tuuleenergeetika mõju hindamist ja sellises diskussioonides vähegi mingisugust suunda hoida, siis juba 2021. aastal me töötasime Keskkonnaagentuuri poolt omalt poolt välja teatud siis suunised, soovitused, mis siis põhimõtteliselt näitavad siis tolleaegse teadmise alusel siis võimaliku negatiivse mõju ulatust. Praegu tagasi vaadates, siis üsna suures osas tegelikult need soovitused on ka praegu kehtivad. Jah, lindude osas on tehtud peale maismaalinnustiku analüüs, sealt tulevad hoopis teised soovitused, võib-olla rangemad soovitused, aga mis on võib-olla meie omaaegsete soovituste ja maismaalinnustiku analüüsi erisus on just see, et see on suunatud rohkem võib-olla strateegilisele asukoha valikule ehk siis üldplaneeringutele ja suunatud eelkõige siis või baseerub eelkõige siis kaitsvatel aladel. Ehk siis aladel, kus me võiksime või sooviksime, et see elurikkus oleks siis nii heas seisus, kui ta vähegi võimalik. Ja see on ka asi, mida ma tahaks tegelikult siin võib-olla eraldi välja tuua, mida võib-olla mõnedes planeeringutes ei tule välja, on see, et kui me kavandatakse tuuleparke kaitstavate alade lähedusse, siis tegelikult sellistel juhtudel me ei saa piirduda ainult konkreetse hetke situatsiooni uuringuga. Ehk siis teeme seal kaitseala servas mingisugused uuringud, vaatame, kas seal elab keegi või mitte ja sellest lähtudes otsustame, kui lähedale tuuleparki võiks alale siis rajada. Vaid me peaksime tegelikult arvestama sellega, et see ala ikkagi on planeeritud selleks, et kaitstav ala oleks maksimaalselt elurikas. Ja me ei tohiks selle hilisema lisanduva tuulepargiga selle ala potentsiaali alla viia. Ja kuna aeg liigub väga kiiresti, siis kiire reklaamiminut. Praegusel hetkel on avalikul väljapanekul üleriigilise planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne. Ja see avalik väljapanek on 21. märtsini. Ja tegelikult see üleriigiline planeering, ma väga loodan vähemalt, käsitlebki tegelikult neid suuri küsimusi, mis meie jaoks on. Palju, kus ja millisel määral on vaja meil taristut, kaasa arvatud siis energeetikat või taastuvenergeetikat, muid energeetika viise, kus meil on muud väärtused, kuidas ja millistel juhtudel oleks võimalik neid asju omavahel kokku panna. Siin on lihtsalt näide sellest üleriigilise planeeringu osadest teemadest. Ja kindlasti, kui see konverents meil läbi saab, ma võtan pastaka ja nii mõnedki tunnid ja hakkan seda asja lugema ja võib-olla ka mingisugused märkusi esitama. Ja lõpetuseks tahaks öelda sellise lause, et tuuleparkide planeerimisel võiks keskenduda sellele või võtta eesmärgi leida tuuleparkide jaoks kõige paremad asukohad, mitte selgitada välja kõik vähegi võimalikud. Jah, aitäh. Aitäh. Nii. Pange siis veel küsimused teele, mõned küsimused on. Kui seadus nõuab kogumõjude hindamist, siis miks Keskkonnaamet laseb realiseerida planeeringuid, kus kogumõjusid teiste tuuleparkide ja muu inimtegevusega on hindamata? Jaa. See on keeruline küsimus ja alati on küsimus selles, millises ulatuses, millises mahus ja millisel viisil neid kogumõjusid peab hindama. Praegune praktika on see, et kui me räägime näiteks tuuleparkidest, siis me hindame järjestikuse alusel, ehk siis me ei saa hinnata kõiki kavasid, mõtteid, ideid,
mis kellelgi on, peame ikkagi, on võimalik hinnata vähegi selliseid projekte, mille realiseeritavus mingilgi määral on nii-öelda kindlam. Kuidas saagata juurde kõiksugus muud mõjud? See on nüüd teine teema, võiks rääkida sellest ka pikemalt, vaatan meil paar minutit aega, aga eriti tegelikult mul käib praegu hinge peale see, et kui me tuuleparke kavandame metsa, siis kuidas tuuleparkide mõju metsa elustikule kumuleerub siis metsa majandamise mõjudega. Et see on kindlasti asi, milles me nii oma kolleegidega ja ma arvan ka mõju hindamisega ekspertidega peame lähiajal siiski maha istuma ja selle teemal ka nii-öelda tõsiseid mõtteharjutusi tegema, et kuidas seda kumuleeruvust nii-öelda pildile saada. Siin oli ka küsimus, et kui mitmes vallas on üldse tehtud kumulatiivset kogumõjude hindamist? Valla üleselt. Põhimõtteliselt eks ta peaks igas vallas tegema, igal planeeringul tuleks seda teha. Ja eks seda tehakse nii hästi, kui osatakse. Loomulikult, ma olen nõus. Ma ei oska öelda ühtegi ideaalset lahendust, kus oleks tehtud ideaalselt kumulatiivsete mõjude hindamist. Rääkisid üle planeerimisest, kui palju on siis tuulikuid üle planeeritud? Kahjuks ei saa jälle öelda. Kui me teame, et meil oleks lähiajal vaja 150 tuulikut ja kui me vaatame, et meil on siin joonise peal oli vähemalt 30 uuringuala, igal ühel võib-olla vähemalt 5 tuulikut, see on 150 tuulikut, pluss veel need alad juurde, mis tulevad. Ma arvan, et päris palju on üle planeerinud tegelikult, aga tahan öelda, see ei tähenda seda, et ka reaalselt kõik need arendused, mis seal joonisel olid, peaksid realiseeruma. Seda ei saa kahjuks öelda. Tundub, et on üleplaneerimine, aga kui palju, kust võiks maha võtta, see on otsustamise küsimus tihtipeale nii-öelda kohaliku omavalitsuse otsuse jaoks. Et kui tema vald on planeeringu ette nähtud näiteks 12 tuuleparki, kas ta tegelikult ka soovib sellist koormust oma valda? See on reaalsuse küsimus. Küsimus, kas praegu annab veel riigi tasandil midagi suunata? Ma usun, et annab. Ma usun, et ka see, et nüüd anti välja see info, et meil võiks olla lähiperspektiivi vajadus 120-150 tuulikut, ka juba see tegelikult võiks anda omavalitsustele mingisugust kindlust ütlemaks, kui palju nad oma territooriumil peavad tuulikuid reaalseks ja mõistlikuks. Kas Keskkonnaamet arvestab arendajate tehtud detailuuringutega lisainfo riigi olemasolevatele andmetele ja mõjuga populatsioonile planeeringute kooskõlastamisel? Absoluutselt. Praegusel juhul on niimoodi, et praegune planeerimissüsteem suuresti näebki ette seda, et ehkki otsene strateegilise keskkonnamõju hindamisel otsustaja on omavalitsus, siis tegelikult tihtipeale delegeeritaksegi uuringute tegemine arendajate finantseerimisele. Muidugi oleks tore, kui võib-olla keegi teine seda teeks, aga absoluutselt me arvestame kõikide andmetega, mis meil on. Ükskõik, kes need andmed on koondanud, kas arendaja, kohalikud inimesed või kes iganes, aga me alati vaatame, kas need andmed, või ütleme, hindame nende andmete usaldusväärsust. Kui selliste kaitsealade ääres tehakse uuringuid, siis miks uuringut tehes ei võeta arvesse kaitstava ala elurikkuse väärtuse langust, nagu seda ei eksisteeriks? Selline küsimus. No peaks mõtlema omast, ma rääkisin, et tegelikult seda peaks võtma arvesse. Seal võib olla toodult palju nüansse, mida on selle küsimuse taga nagu mõeldud, et kas on tegemist, mis eesmärgil moodustatud kaitsealaga või mis iganes, aga põhimõtteliselt absoluutselt tuleb arvestada kaitseala moodustamise eesmärki ja reaalsuses tegelikult ei tohiks need kahjustada.
Meie aeg on otsas, me oleme juba üle läinud. Aitäh, Märt Öövel, sellepärast, et tegelikult teeme kõigepealt aplausi ära. Aitäh! Ma lähen edasi.